Tere kallid fännid, meil on 6. märts ja mul on täna siuke punn näos, et ma ei tahtnud üldse mingisugust videot tehagi, aga kui te olete nagu selle kõigega juba ära harjunud, siis see punn on pohhui, ausalt. Nagu ütlesin, 6. märts, esmaspäev, hommik huugaega järjekorranumbriga 12 ja kuna 12 on lahe number, siis täna võiks välja loosida midagi. Kuna see on mu esimene giveaway, siis andke mulle aega ja asu, et giveaway'd läheksid aina suuremaks ja paremaks. No selles mõttes ma loodangi, et kuskil hommik huuga ja 40 me loosime juba valge X6 välja. Sellepärast tulebki nagu supportida seda minu asja, sest et üks hetk see tuleb teile kõigile endale tagasi. Päriselt, Aga igatahes mu esimene giveaway on siis selles mõttes võib-olla natukene Rakvere exclusive, aga põhimõtteliselt loosime siis välja Rakvere Jotka Tarva hooajakaardid. Loosime 2 tükki ja loosiks osalemiseks ja et osaleda tuleb ainult panna sellele videole like. Mul teed pohhu, kas sellele videole panete like, aga Tarva Facebooki lehele tuleb like panna, sellepärast et kui te seda ei tee, siis on perses, siis te ei saa mingisugust hooajakaarti. Ja kui keegi mõtleb nüüd, et issand jumal, Huugaja, see on ju mingi jalgpall, mulle ei meeldib see jalgpall, siis esiteks, mida vittu, mis äär sul on, ja teiseks, seal juhtub igasugust sittana. Ei jah, see viimane olukord oli kindlasti kaardi koht, aga ei, no nägite, igasugust pulli juhtub ja teil on täitsa võimalus osaleda, nii et ma kordan veel ühe korra. Pange siis Rakvere Jotka Tarva leheküljele üks like, te võite kirjutada siia kommentaaridesse, te võite kirjutada mulle SMS-i, sa võid isegi mulle SMS-i saata. Mina teen niikuinii sellest nimekirja, valime sealt 2 tükki välja, kõik on aus, kõik on tore, kõik on lõbus, kõik on vahva. Aga nende promodega on niimoodi, kui keegi tahab siis midagi promoda, küsija suu pihta ei lööda, ütleme niimoodi. No oletamine tuleb mingi Facebooki leht, kes müüb mingisuguseid kuradi Samsungi korpuseid. Ja siis ma ütlen kohe, et kuule, sorry, et ma ei ole, mul ainuke asi Samsung on tolmuimeja, vaata. Aga kui Wissi helistab mulle, palun helistage. Ja ütleb mulle, et kuule, me saadame sulle 2 kasti Vitamin Dailyt, et ole hea, joo seda enda videos, siis you fucking bet. Võt siis ma olen nagu nõus väga hästi promo tegema, ma võin isegi kuradi klipid välja mõelda. Wissi, Vitamin Daily, mine perse kui hea jook. Wissi, seda jooks isegi Kalvi Kalle, kui ta poleks starterit hakanud jooma. Kusjuures Kalvi Kallest rääkides, ma proovi abielu enam ei tahaks rääkida, sellepärast et see on nii üle räägitud teema. Aga Kalvi Kalle Honda Accent on kusjuures müügis. Kes tahab natukene äri teha, siis ma soovitan täitsa 350 €, mingi tooge ära see kuradi ma esiveoline driftitõll ja pange mingisugune 8 sotiga müüki. Öelge, et Heleni Peeruais on ikka veel kõrval istmel ja saate sealt mingisugune 4,5 sotti vahel, saate minna teatrisse ja Grillersisse, Grillers, Eesti parim burger. Aga alustame saatega, aga alustame kohe sellise controversial teemaga, nagu seda on kanep. Aga ma räägisin, mis on minu arvamus kanepist, sest ma ei ole kanepit proovinud täna. Kui juba keegi võtab selle negatiivse hoiaku sisse, et narkootiki, bled, Huugaja, muu narkomana, siis päris hea aktsent kusjuures. Siis pidage veel natukene vastu. See ei ole mingisugune jutt nüüd sellest, et kanep peaks olema legaalne ja kõik sellised asjad, vaid jutt on hoopis sellest, et 2013. aasta jaanuaris diagnoositi siis Janeki naisel 4. astme emakakaela vähk. Viimasel minutil leidsid nad infot siis Rick Simpsoni kanepili kohta ja alustasid raviga. Kuigi vähk oli kehast väljunud, siis oli terve ikkagi liiga palju verd kaadanud ja läks sama aasta mais kahjuks minema. 2014. aasta veebruaris siis Janek kirjutas Telegramile, tegid Telegram sellest artikli ja hiljem tegi ka naisteleht sellest siis esikaane loo täitsa. Nii et juhtus siis see, et jõudis see story tegelikult täitsa peavoolu meediasse ka. Pärast neid igasuguseid artikleid ja asju sai siis Janek hästi palju kirju inimestelt, kellel oli ka samamoodi igasugused rasked haigused, et kus seda kanepiõli saada, mida see üldse tegi, kas see aitas, nii edasi, nii edasi. Kuna ka hankimisprotsess oli keeruline ja ohtlik, otsustas Janek siis asja enda peale võtta, kuigi Eestis on ravikanep legaalne aastast 2005. Iga fucking arst Eestis võib seda välja kirjutada, aga mitte keegi ei tee seda sellepärast, et kuidas sa kirjutad narkootikumi välja, see on ju narkootikum. Selle peale kirjutasid siis 10 ja 100 inimesed Janekile, et palun, ma olen ka vähihaige Janek ja ma ei suuda enam seal keemiaravis olla, sest et need kõrvalmõjud on nii perses, ma olen lihtsalt nii sitt olla, ma tahaks proovida seda kanepiõli, no äkki see aitab, see ei võta mul tükki küljest ära ja mul ei ole nagu väga muud varianti enam. Kindlasti Janek teadis, et see on ebaseaduslik.
ja 2015. aasta aprillis arreteeriti Janek kahtlustatuna narkootilise psühhotroopsete ainete käsitlemisest, sest et talle öeldi, et mis kuradi õigusega sa kuradi nagla siin müüd mingisuguseid kanepiõlisi ja annad inimestele, et sul ei ole mitte mingisugust kuradi meditsiinilist tausta. Vaadake seda videot. Hi Larry, how are you? Come in. Good to see you. And the best way to take it is put it under your tongue and rub it in your cheek. You know what you should do? No. Don't try to communicate, just relax. Important in regulating motor activity. I think you're calmed down. So quickly. Isn't that amazing? He used just a single drop, and his hands afterwards were rock steady, and the dyskinesia left. It was swing back. It works most of the time. In fact, it's... Ja see ei ole nüüd mingisugune pro-marihuana venna jutt, see on nagu, sa nägid praegu reaalselt, mis see teeb. Ja meil on Eestis samamoodi selliseid inimesi, kes nagu peavadki taluma seda sitta kogu aeg. Seda, et ja nad ei saa mitte sittagi teha, sest see on keelatud. 2015. aasta aprillis arreteeriti Janek kahtlustatuna narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käsitlemises, mis on päris kild, sellepärast, et Janekile tuldi siis ukse taha, mille peale ta ütles kohe ära, et mul on 30 grammi kanepõli seal teises toas, et minge võtke see ära. Ja toimuski 2016. aastal siis kohtuistung, kuhu Janek otsustas mitte minna. No see ei olnud ilus, kuna ta ei tundnud ennast süüdi. Aga paraku andiski see käik siis võimuorganitele seadusliku aluseda eeluurimisvanglasse toimetada, mida mai lõpus ka tehti. Järgmine kohtuistung määrati juunisse, kuid lükati teadmata põhjusel edasi 19. oktoobri peale. Janekit on nende 5,5 vanglas veedetud kuu jooksul lubatud vaatama ainult üksikud inimesed. Tema elukaaslane ja vanem poeg selleks aga võimudelt luba ei saanud. See uudis läheb nii persse ära. Lõpuks siis lükati see otsus edasi 25. novembri peale ja lõpuks mõistis Pärnu maakohus siis Janek Hiieti süüdi suures koguses ebaseadusliku kanepiekstrakti müümise ja omamises ja karistas teda 3-aastase vangistusega, millest kohe selle ärakandmisele kuulub 9 kuud. Kas see on siis inimlik või ebainimlik, saame me nüüd kõik mõelda. Kas see on õiglane, ebaõiglane, aga kurb on. Kas Eestis oleks vaja teha kanepe legaalseks? Ei, kindlasti mitte. Kas Eestis tuleks teha ravikanepi niimoodi ilusti legaalseks, et arstid julgeksid seda välja kirjutada, kui inimestele seda tõesti vaja on? Jaa, fucking loomulikult. Kurat, isegi Iisrael mehed dekriminaliseeris kanepi. Ja meie ei saa kuradi inimestele, kellel on unehäired või paanikahood või värisevad käed või vähk. Neile me ei saa kanepit välja kirjutada või? Ma ei oska kellegile anda seda, aga kes iganes selliste asjadega on seotud, et see asi nii perses on, siis palju õnne. Sa oled meie vakstupea, Aga lähme edasi. 4. märtsil oli meil siis selline vahva üritus nagu Eesti sotsiaalmeedia auhindade jagamised, kus siis jagati Creatly talentidele erinevaid auhindu, et vaadake, kui tublid lapsed te olete. Te olete nii tublid meil nüüd. Creatly on siis selline kommuun, kes siis võtab Eesti YouTuberid enda alla ja ühesõnaga veits nagu manage'ib neid, kui ma päris täpselt aru saan. Siin on meil Brait ja Sander, siis näiteks Brait hoolitseb talentide heaolu eest, ehk siis kui Marti Allikul on janu, siis tema arvatavasti toob veepudeli ja Sander nõustab ja abistab siis Creatly arendamisel igakülgselt ning vastutab tehnoloogia eest. Ehk siis kõigil ametid selged, muidugi teeme ürituse ja jagame enda klemmidele siis auhindu. Ma kõlan nagu hullult vaata pettunud venda. Aga mis auhindu siis ja kes võitsid? 2016. aasta vaadatum YouTube'i kanal. Mis te arvate, mis see on? Annan teile 3 sekki aega mõelda. Ei ole see ka? Lastekas, jaa, see lastekas, kes te multikat, sellepärast, et me teame, et kõik tatid on ju nüüd niimoodi, vaatavad oma lastekaid ja lihtsalt täpivad seda iPadi, et selles mõttes täiesti siuke oodatud võitja. 2016. aasta vaadatum YouTube video oli siis kellegil Victoria Villigul, kelle ma ei öeldud, mis videoga. Siis parima YouTube'i videoseeria võitis meil Marti Allik, siis aasta uustulnuk YouTube'is mina. Võitis siis Hiker in Estonia. Ei, fair play, mina hindan väga kvaliteet contenti. Aasta sisulooja siis meil Maria Rannaväli.
ja aasta vlogger oli ka Maria Rannaväli. Ma ei suuda siukseid asju öelda sirge näoga. Mõtle, see Maria lihtsalt läheb siukse pika laia sammuga esmaspäeval kooli ja kõik on lihtsalt mingi Maria, sa oled aasta vlogger. Aasta sketšimeister on meil siis Victoria Villi, kelle aasta muusikavideo võitis Beyond Beyond. Beyond Beyond mulle meeldib, neil oli see hea lugu, see So Alive, So Alive, So Alive, So Alive. Aasta elustiili kanali võitis Liisa Pärnpuu. Ilunippide mingeid videosid teeb ta arvatavasti. Aasta mängude kanal, mida mina oleks arvanud, et ainult HD Tanel meil ongi, siis hui, meil on nii Level 1 kanal, HD Tanel ja Mänguväli. Ja Mänguväli on mingi 3 klemmi, kes vist midagi teevad koos ja igatahes nemad võitsid. Aasta kolläb, võitjat ei kuulutatud välja, ma arvan, et ainult sellepärast, kuna see Marti Alliku Pihv oli kuskil Eurovisiooni lindistamisel ja ta ei saanud kohale tulla, vaata, sest muidu oleks nagu nende kanal niikuinii võitnud. Aasta brändi sponsoreeritud sisu, ehk siis kõik, kes on teinud aastal koostöös mõne brändiga mingi video. Selle võitis ka Marti Allik, kes siis tegi video. Tere, nii ei saa rallit sõita, kui te ei pane neid õigeid linke siia. Igatahes Marti Allik võitis siis selle. Aasta komöödia video võitis Jõud-tüübid. Aasta võõrkeelse video võitis meil aga Kairi Killing, kes ma ei tea, kes sa oled või mida sa teed kahjuks. Ma võib-olla oleks pidanud natuke rohkem ennast kurssi viima, aga see ei ole nüüd asi, millega ennast kurssi viia. Aasta YouTuber meil igatahes on Marti Allik. Aasta Instagrammer võitja on Dmitri Goroptsov. Ma lähen käin kohe vaatan Dmitri pilte. Dmitril on meil siis 12,3 tuhat followeri ja Dmitril on sitaks sealt pildid, mis asja. Jaa ju, jaa, ei Dmitri on legit, aasta Snapchatter, millest on mul nagu kõige rohkem kahju, kuigi no ma vaatan, siin on nomineedid Merilin Kase, Marti Allik ja Carlos Kolk ja igatahes Marti Allik siis võitis selle asja, nii et väga vahva. Aasta muusikalitaja. Saate aru, vennad andsid auhinna selle eest, kes teevad sisu musical.li platvormile. See on see äpp, vaata, kus sa saad muusikat kuulata ja siis enda suud nagu kaasa liigutada. Ja siis Carlos Kolk võitis sellega. Aasta blogi nomineedid olid meil siis Mirami, Marian Fitness ja Iti Patrick Järve. Ja selle võitis siis Iti Patrick Järve, kelle blogi ma ei ole veel vaadanud, aga Opa, вот это красивая. Ei jää, väga lahedad pildid. Väga mõnusad, soojad pildid. Aasta podcasti võitis Jaan Kruusma, kusjuures seal oli nomineeritud ka Ott Järvela. Kusjuures me oleme Märt Koigiga natukene rääkinud, et teha ka sellist asja äkki kunagi. Ja no selles mõttes kõik on praegu siuke ideede juures, aga me tahaks midagi lahedat teha, me tahaks järgmine aasta seda auhinda saada. Ja ma tahaks seda Snapchatteri ka asja ka. Aasta kvaliteetsema video auhinna sai siis Proovering, kes siis teeb täpselt sellist asja, mida mina alguses mõtlesin teha, aga kuna mul ei ole nii palju plekki ega toetajaid, kes mulle igasugused tehnikavidinaid ostaksid, siis ma ei saanud seda teha. Igatahes Proovering siis review igasugu erinevat tehnikat ja stuffi, minge vaadake. Ja aasta Instagrami pilt tuli meil siis Katsilt, kes tegi siis Marshmallowitest ja Apple'i mega kallist Magic Mouse'ist pilti. Kes tahab näha nominatsioone, siis siin on Kairi Killing oma ja siin on siis Fit Laura oma. Mina oleks andnud selle auhinna vist ikkagi Kairi Killingule, sellepärast et ta nägi untine. Ja lõpetuseks aasta parima kirjatüki auhinna sai lõpuks, mis ma tunnen tegelikult, et see oli nagu reaalselt natukene siuke lohutus auhind Märdile, sest et Marti ja Gäng võitis kõik muud auhinnad ära. Aga ma arvan, et see postitus 7 levinumat viga tee valmistamisel oli täpselt selline asi, et kui Märt selle pealkirja ära kirjutas, siis ta mõtles, et tere, sellega mul tuleb raisk. Aga kuna mul hakkab see päike juba siia kõrdi näkku paistma, siis ma arvan, et on sobiv aeg lõpetada. Aga aitäh teile kõigile vaatamast ja huugamiseni!